Tere tulemast tagasi Klaaslagi podcasti. Ma alustasin eelmine kevad seda podcasti sellepärast, et ma olin hullus katsetamise tujus just sisuloome formaatide osas. Ma tahtsin näha, mis, kus, kuidas, kui palju aega mingid asjad võtavad, kas mul hakkab mõte jooksma mingite formaatidega. Ja mina olen seda tüüpi inimene, kes läheb üsna suurelt või no mitte nagu suurelt peale, vaid üsna kiirelt peale. Kui mul idee tuleb ja ma näen selles mingitki potentsiaali, siis ma ei oota seda, et nüüd tuleb perfektseks timmida. Ei, me lähme vaatame, mis toimuma hakkab, kas see üldse klikib, enne kui ma panen suurt energiat sinna alla. Aga mis selle podcastiga sai? Mulle podcasti formaat muidu teoorias meeldib, aga sellel hetkel mul ei olnud head fookust, mis mulle endale päriselt klikiks. Ehk siis, kuna podcast on selline asi, kus sa tuled siia jäppama asjadest, mis endale on huvitavad, põnevad, aga ka kuulajatele oleks piisavalt huvitav ja kasulik. Et see tundub nagu, et ei ole nagu palju tingimusi, aga tegelikult see on üsna palju asju checklistis, mis peab kokku jooksma, et see asi oleks hea ja väärt seda aega ja panust siia. Nüüd aga aasta lõpus, eelmise aasta lõpus, siis mul hakkas paika jooksma päriselt see, mida mina sotsiaalmeedias jagada tahan, millise nurga alt. Ja ma arvan, et see on kuid praegu siin niimoodi nagu pusletüki haaval paika loksunud ja ühel hetkel käis see klikk ka sealt täpsemalt ära, et okei, podcasti formaat ise, mille jaoks mina seda kasutaksin. Ma hakkasin tundma just seda, kus kohas jääb sellises lühiformaadis või kus kohas lühiformaat jääb mulle jalgu. Ja ma sain aru, et seda on üsna paljudes kohtades tegelikult, et ma tahan rääkida pikemalt, ma tahan selgitada pikemalt, ma tahan lahti võtta mingisuguseid teemasid, sest see kontekst on niivõrd tähtis. See toob mind siis siia podcastini, YouTube'ini, et need teemad, kus ma ise tunnen, et ma ei saa öelda selle paari minuti või käputäie slaidide või 2 paragrahviga sealt lõiguga läbi seda asja võtta, nagu siis me teeme seda siin. See on selline väike sissejuhatus siis sellele podcasti uuele vibe'ile, mis ma loodan nüüd jooksis enam-vähem paika ära mingiks ajaks, sest kindlasti mitte igavesti. Mulle meeldib rääkida erinevatest asjadest erineva nurga alt neist, aga praeguseks ma tunnen, et see fookus on paika loksunud ja ma loodan, et see tänane teema, mis ma siin ette võtan, see annab hea sellise sissejuhatuse sellele vibe'ile, kuhu ma tahan minna, et mis teemadest ma tahan rääkida. Mul on siin kuude jooksul erinevaid nurki ja asju kogunenud. Suures osas, mis ma võtan kokku, kindlasti see ei ole lihtsalt rahatarkuse podcast. Mul on veits kopp ees endal ainult rahatarkusest mingis osas nagu rääkimast ja seal just sellest nagu tehnilisest poolest ma pigem eelistan ise täna rääkida seda psühholoogiat, arutada selle üle mingite selliste privilegeeritud murede koha pealt, selliseid asju arutada, rääkida, avada tegelikult üldiselt raha teenimise mingisugused süsteemi, ettevõtlust, väga palju ettevõtlusest, sest see on see, kus ma olen ikkagi eelkõige tänasel päeval ettevõtja kui investor ja see on minu jaoks väga-väga põnev osa ja ettevõtlus üldiselt seda on küsitud mult, ma arvan ka viimaste kuude jooksul samamoodi nagu väga palju mingeid ettevõtlusteemasid ja küsimusi ja seda fookus tuleb aina sisse, inimesed, kes tahavad rohkem nagu teada ja kedagi, kellega kaasa mõelda. Ja mina ise ka, mul on huvitav sellega, ehk siis selle podcasti edasine fookus siin saab olema põnevad, ma loodan teie jaoks ka jäpid
rahast laiemalt, elust, elu loomisest, see kõlab küll veits veidralt nüüd, aga kohe räägime täpsemalt. Ja ma ei tea, mida kõike veel siin, edust, edu saavutamisest, kas tahtsin öelda peaaegu ise juba edu raskustest, aga nagu edu ebamugavustest, kõik sellised asjad. Ma ei tea, mul on mõtteid palju, aga selleks, et sa saaksid aru, kuhu me läheme, ma pean lihtsalt pihta hakkama. Tänaseks teemaks ma võtsin vabadus versus asjad. Ja ma olen siin ise hästi palju iseennast analüüsinud selle koha peal, milliseid valikuid ma olen viimaste aastate jooksul teinud. Minu puhul mul on hästi kehva lihtsalt mälu ja arvamise tunnetus, nagu lihtsalt see on kohutav. Ehk siis ma selleks, et kuidagigi asju kokku võtta, siis minu ajus mul ongi nagu sellised faaside järgi eluperioodid, eras. See era, kus ma praegu siis olen, hakkas sellest hetkest, kui ma tulin nii-öelda ettevõtlusest tagasi peale aastast pausi läbipõlemisest taastumiseks. Nii et 2,5 aastat tagasi tulin ma ettevõtlusesse uue fookusega, uute ideedega, uute süsteemidega või nagu need süsteemi isegi tollel hetkel ei olnud, aga selle eesmärgiga, et millist elu ma elada tahan ja kuidas ma seda nüüd saan hakata looma. Ehk siis see on see faas, kus ma hetkel elus olen, see on kestnud 2,5 aastat ja ma arvan, et see on suures osas see, millest ma siin täna ja ka podcastis edaspidi palju räägin, ehk siis tänasest päevast ja nendest viimasest 2,5 aastast. Enne seda oli mul siis tõesti aasta aega isegi veidi rohkem läbipõlemisest taastumist, kus ma ei teinud tööd, kus ma ei teeninud raha ja kus ma kulutasin kõik oma rahad, varad, asjad täiesti nulli, et seda endale lubada. Sellele eelnevalt siis olid mitmed erinevad teised erad, millest vaatab, kas me kunagi räägime pikemalt ka. Aga tulles tagasi, siis ma olen analüüsinud palju seda, milliseid valikuid ja mille põhjal ma olen teinud valikuid viimase selle 2,5 aasta jooksul. Kui ma tulin tagasi oma läbipõlemisest ja tundsin ennast päriselt sellise inimesena, inimene on isegi lahja öelda siin, on ju, päriselt rahuloleva, õnneliku, entusiastliku inimesena, siis ma teadsin, et minu üheks peamiseks fookuseks saab olema elus üldiselt see, et ma enam kunagi läbi ei põle. Ma ei tahtnud mitte kunagi enam kogeda seda stressi, seda pinget, seda tunnet, nagu mul tuleb praegu lihtsalt sellele mõeldes, mul tuleb oksekurku, mul läheb süda pahaks lihtsalt ainult mõeldes sellele, kui rõve, kui kole, kui tervist rüüstav see tegelikult oli. Nii et minu fookus oli, et never again, ükskõik mis hinna eest meie enam läbi ei põle. Ja selle põhjal hakkasin ma siis mõtlema, et okei, millist elu ja just selle koha pealt, millist igapäevast rütmi, võimalusi, asju ma vajan, et mitte läbi põleda. Minu fookuseks ei olnud see, kuidas ma hakkama kohe palju raha teenima või mingisugust kindlat asja ehitama. Ei, minu puhas fookus oli, mis elu ma tahan, et mitte läbi põleda ja siis läbi töö ja tegevuste, kuidas me saame seda luua. Ehk siis minu jaoks ettevõtlus ja kogu töö, mis ma teen, on väga suures osas lihtsalt tööriist selleks, et ma saaksin olla ja jätkata seda elevil hea tervise juures olevat inimese elu tegelikult.
Ehk siis selles taustas, kus ma sinna tegelikult jõudsin ja see 2,5 aastat selle ehitamist, noh, võib öelda, et see on piisavalt pikk aeg esiteks, et midagi juba mõõta ja mingisuguseid järeldusi teha. Minu enda jaoks ma näen, et see eesmärk praegu selle hetkeni on nagu täitunud küll täiesti. Ehk siis selle 2,5 aasta jooksul ma pole veel töötanud täiskohaga mahus, ma ei ole tundnud, et ma koeksin pikaaegset stressi, muidugi aeg-ajalt siin-seal ikka mingi pingelisi hetki, see on normaalne, aga sellist kroonilist stressi rääkimata siis tegelikult päriselt sellisest läbipõlemisest, kus ma tulnud olen, ma pole veel kordagi kogenud ja kuigi minu jaoks näiteks mingisugused talved on nagu väga rõve nasty aeg, siis see on teistsugune, see on täiesti teistsugune ja see, kuidas ma täna oma vabaduses suudan seda ennast sealt läbi juhtida, on väga suur vahe ka sellega, mis oli varasemalt. Nüüd see läks rändiks ära, seal taustarändiks ära. Nagu ma ütlesin, siis minu see pika formaadi eesmärk ongi tegelikult see, et ma ei pea piirama, ma ei pea mingit tähti karakterit kuskilt ära kustutama sellepärast, et see ei mahu sinna või et inimesed ei loeks neid. Ehk siis jällegi see ränd, sellepärast ma siin olengi, et päriselt anda konteksti, päriselt anda tausta asjadele ja selgitada asju lahti. Need fookused, mis ma võtsin endale tookord, mida ma igapäevaselt vajan siis selleks, et mitte põleda ennast läbi ja luua endale seda vabadust, olid siis. Nii, esiteks äratuskellata ärkamine. Jeesus küll, ma ei ole hommikuinimene, mul on olnud perioode, mis oli täpselt läbipõlemise ajal, kus ma ärkasingi iga päev kell 7 ja tegin jumal küll kui pikki päevi, me ei räägi sellest, aga eks mul on olnud perioodi, kus ma ärkan nagu regulaarselt väga vara, aga see ei ole mulle, see ei ole lihtsalt mulle. Minu perfektne päevarütm tähendab seda, et ma saan oma keskmiselt see 8 tundi und, minu jaoks see 8 tundi on väga hea, alla selle läheb nagu shade'iks, 9 tundi on ka veel okei, üle selle läheb ka kahtlaseks, nii et selline 8-9 tunni vahele. Ma pean saama normaalset head und. Parimal juhul ma saan ärgata ilma äratuskellata, et päriselt ära tunda, kui palju und mu keha vajab. Lisaks äratuskella tunne üldse, et äratuskell käib ja mingi ehmud selle peale, et esimene asi hommikul nagu, et sa ehmud, ma vihkan ka ehmumist, nagu see on nii nõme tunne. Eks ma üritan ka seda vältida ja minu see perfektne päev tähendabki seda, et mulle meeldib õhtuti olla üleval, mulle meeldib öösel olla üleval lihtsalt. Ma naudin seda nii palju. Ja see on okei, kõigi teist ei naudi niimoodi, aga ma naudin seda, nii et see, kui ma lähen kell 2 öösel magama ja ärkan kella 10 ajal ja siis tund aega teen siin mingi hommikusööki ja kohvi ja kuulan muusikat ja siis ma pesen nõusid ja täna ma küssin ahju ja siis ma pesin pesu ära, et see annab mu ajule töötab see väga hästi, ma saan nagu mingi korda luua siin ja tegeleda mingite teiste asjadega, saada mingit dopamiini hitte siin väikseid, on ju, tunda ennast hästi. Ja siis mul on nagu hea mõnsa olla, ma olen nagu ärganud, siis ma hakkan tööle. Ja need päevad on kõige nagu mõnusavad, see on minu selline perfektne päeva algusrütm, ehk siis see üks vabaduse kriteeriumitest oligi see, et ma ei pea äratuskellaga ärkama või vara ärkama, on ju. Siis teiseks täielik kontrolli enda kalendri ja projektide üle, et ma ei pea tegema asju, mida ma ei taha teha, ma ei pea käima kohtades, kus ma ei taha olla. Tundub nagu tore unistus, reaalselt see oli nii rõve minu jaoks, ma ei, keegi teine tuleb, ütleb mulle, et ma pean midagi tegema, sellepärast et tema arvab, mina peaks seda tegema. Ei. Pai! Siis asukohavabadus.
Mulle meeldib reisida, mulle meeldib ringi käia, mulle meeldib sõpru näha, kõik need toredad asjad, ja see, et ma saan erinevates linnades aega veeta, ma saan minna ka reisile, ma saan sõbrannale külla minna pikemaks ajaks, tööd seal teha. Ma saan ühel hetkel please talvedel kolida kuhugile mujale, et ma näeks päriselt päikest ja valgust rohkem kui 2 tundi kuus, on ju. Kõik need asjad tohutuks suureks minu jaoks vaimse tervise ja heaolu hoidjateks, nii et asukohavabadus, et see töö peab olema piisavalt asukohavaba, et ma saan neid asju rahulikult endale lubada. See oli väga-väga tähtis minu jaoks. Ja siis osalise koormusega töötamine. See on see asi, mis ajab inimesi eriti närvi ja sellest me kindlasti räägime palju. Ma ei ole 2,5 aasta jooksul täiskohaga veel tööd teinud, täismahuga tunde ja ma olen kogu aeg väga hea tundide trackija olnud. Enne seda siis paneme sinna veel juurde, et ma tulin enda palgatöölt ja kõigist muudest ettevõtlusprojektidest panin pausi 2022 juunis. Nii et alates sellest hetkest ma ei ole veel täiskohaga kuud teinud enam ja loodan, et never ever have to do it, sest ma ei saa aru, kuidas inimestel on aega mitte isegi nagu muid asju teha, vaid oma peaski olla. Ma olen nii harjunud lihtsalt sellega, kui palju ruumi mul on mõtlemiseks ja mitte nagu jah, et ma stressan mingite asjade üle ja mõtlen nagu mingite tööasjade ja korralduslike asjade. Ei, ma lihtsalt nagu, ma saan mõelda mingite põnevate, huvitavate asjade üle, et mul on aega mingi analüüsida iseenda tegusid ja käitumisi ja harjumusi ja otsuseid on ju pikalt laialt tulla tagasi, mõelda maailma üle, arutada, oh my god, lihtsalt see on see, mis hoiab mind elus, mis hoiab minu jaoks elu põnevana. Ja ma tegin, issand jumal, ma isegi mitte ei viitsi vabandada, kui asjad tunduvad nagu privilegeeritud ja out of touch, nagu siin ma ei viitsi päriselt ka, ise sa otsustasid seda asja kuulata, nii et here you go. Ma olin sügisel, tegin Võru gümnaasiumis valikaine nädalat kursust seal rahatarkus noortele ja see on siis kõige lähedasem kogemus mu viimase 3 aasta jooksul mingisuguse palgatöölaadsele tootele. Ehk siis ma olin 4 päeval nädalas seal, ühe nädala sees, üks nädal, see on ju üks nädal, 4 päeva koolis. Ma laekusin sinna kas 8:30 äkki või midagi sellist. Ja lõpetasime päevi seal mingi kella 3 ajal ja ma lihtsalt mõtlesin nagu, mida helli, appi, see 4 päeva juba võttis mult nii palju ära ja ma saan aru, et sa harjud sellega ära ja värki, aga ma ei taha harjuda sellega, mu peas ei ole ruumi eksisteerida mul inimesena. Nii et long story short, see osalise koormusega töötamine oli tol hetkel suureks eesmärgiks ja see ka jääb selleni, eriti kuna ma sain nüüd selle hiljutise kogemuse, et mis see alternatiiv päriselt on ja see andis mulle uue push'i täiega, et seda me peame hoidma, need töötunnid päriselt on väga tähtsad minu jaoks. Ja see vabadus kokku, nagu ma ütlesin, siis äratuskellalt ärkamine, kontrolli enda kalendriprojektide üle, asukohavabadus ja osalise koormusega töötamine. See on minu elu baas, minu elu heaolu elevuse baasiks. Inimesed väga üllatunud, kui ma aga ütlen neile, et mul on need asjad täna, ma elan seda elu niimoodi, aga mul on hulga vähem raha ja odavamad asjad kui paljudel teistel inimestel. Ja nad lihtsalt, inimestel nagu jookseb kuidagimoodi juhe kokku, sest paljudel on eeldus, et
lubada endale vabadust, sul peab olema väga palju raha selle jaoks ja sa pead olema näinud väga palju vaeva selle jaoks ja pingutanud ja selleks läheb nagu väga palju aega, et sinnani jõuda. Ja mul on endalgi veider nagu, ma saan aru, mul on endal väga veider mõelda sellele, et ma olen täna 30-aastane ja kui see tänane seis, mis meil on siin jaanuar 2026 enam-vähem, et kui see läheb mul nagu ettevõtte sissetulekute, minu enda sissetulekute ja selle elustiili, elukorraldusega nii-öelda lukku terveks ülejäänuks eluks, ma oleksin üsna rahul. Nagu siiralt ka, ma oleksin üsna rahul sellega. Mul ei ole väga palju nagu siin ei ole asju, mis mind päriselt tegelikult häiriksid suures osas. Ma kohe räägin asju, mida ma olen nagu ära andnud selle jaoks, et täna seda endale lubada ja miks sa oleks üsna rahul, sest alati on nagu asju, mida tahaks rohkem saada. Aga päriselt ka, kui ma peaks järgmised, ma ei tea, 30 aastat sama elu elama, samade nende tingimustega, on ju, siis ma oleksin õnnelik. Ma oleksin rahulolev, see mõte tekitab minus elevust, et seda programmi vähemalt hoida ja siia kontekstiks siis juurde on ju, minu eelmise aasta ettevõtte käive jäi alla 60 000 nagu siiralt ka. Ma olen viimast numbrit täitsa lõpuni kokku võtnud, midagi alla 60 000 peaks number olema, mis ei ole üldse selles mõttes päriselt suur number ettevõtjana ja ma töötan küll üksi, ma müün väga suuresti ikkagi mingisugust enda aega mingis formaadis on ju. See on hulga rohkem kui palgatööga kunagi raha sisse tõin, aga seal on ka väga palju kulusid taga, et seda asja lubada. Ehk väga paljudel inimestel on hulga rohkem raha ja võimalusi, kui mul on, aga nad ei kasuta ära seda selleks, et luua endale seda vabadust. Et minu see nullist veidikene üles ehitamine selle vabaduse peale, see on kindlasti lihtsam, kui tänasel päeval minna ja keerata oma elu tagurpidi selle jaoks, et seda vabadust luua on ju. Et nullist veits on nagu see asi mõnusam. Aga mis ma tahan öelda, on see, et see päriselt ei vaja väga palju raha. See ei ole vajanud väga palju rõvedat, stressirohket tööd ja töötunde, vaid just teadlikud strateegiate ehitamist enda heaolu tegelikult esmajärjekorda panekuks ja väga paljud inimesed ei mõista seda. Ja see tundub skämm ja ma vahepeal ise ka mõtlen, kas see on skämm ja kas ma ärkan varsti üles sellest unenäost ja isegi kui ma ärkaksin, teate, see plaan oli nii hea ja nii piisavalt lihtne on olnud, et kui see on unenägu ja ma ärkaksin sellest üles ja ma oleks jumal teab mis iganes kohas, siis mul oleks vähemalt olemas see plaan, kuidas seda asi nagu saavutada päriselt ka. Nii et isegi mitte see ei tekita minust nagu stressi, et juhul kui too good to be true ja unenägu see ongi. Aga jaa, minu jaoks lihtsalt see valik tuligi see asjad versus vabadus sellest, et ma teadsin, et minu jaoks on see vabadus päriselt sellel hetkel tähtsam ja need asjad, et mul kannatab oodata nende asjadega. Kui tahta mõlemat, kui tahta seda vabadust, mis iganes see vabadus sinu jaoks tähendab ja kui tahta neid asju, millest ma kohe räägin ka korraga, siis tõesti selle jaoks peab olema raha. Selleks peab olema nagu rohkem raha, on ju, mõlemat korraga endale lubada. Aga ühte neist, nagu ma ütlesin, ühe nende lubamiseks ei pea olema nii metsikult palju raha, lihtsalt enamus inimesi valib need asjad, enamus inimesed valib anda ära oma vabaduse selle jaoks, et elada teatud standardite järgi, ma ei räägi siin absoluutselt mitte see jutt ei ole miinimumpalgaga töötavatele inimestele või halvas olukorras nagu ei, ma räägin siin keskklassi üles, on ju, enne kui keegi mulle juba heiti saadab kuskilt.
ma räägin ikkagi siin inimestest, kellel on päriselt nagu hea seis ja võimalused ja raha ja korralik sissetulek ja kõik see, aga inimesed valivad lihtsalt asjad. Inimesed lihtsalt valivad asjad selle asemel, et valida seda vabadust. Ja tulen siia, et neid närvi nüüd ajada. See loogika minu jaoks ka, esiteks seesamane vabaduse valik üle asjade ja võtame siit vahelt ära, mis on need asjad, mida mina olen siis, et kui me rääkisime asjadest, mis on minu jaoks nagu vabaduse märgiks, on ju, mida ma hoian iga hinna eest, siis kus see hind on tulnud nende asjade arvelt. Näiteks, mul on 2008 aasta auto, mis maksab umbes sama palju kui mu arvuti. Võimalik, et mu arvuti ei maksnud rohkem, kui ma saan täna oma auto eest raha. Nagu I kid you not. See auto, mul ei ole mitte mingisugust laenu, mitte mingisugust liisingut asja seal taga. Selle auto aastased kulud, eelmine aasta võttis see auto mult raha, ülevaatuse eest, mis see mingi 50 eurot või midagi sellist on ju. Siis see võttis mul kindlustuse raha, mis on minu auto puhul 130 eurot aasta peale, midagi sellist. Automaks, mis oli 80, ma ei tea, 4 eurot või midagi sellist äkki aasta peale. Ja siis remondikulusid, mis eelmine aasta olid 800 midagi eurot aasta peale on ju. Et see on kogu minu auto sisuliselt kulu, mis ma eelmine aasta näiteks maksin selle peale. Auto sõidab, ma armastan seda autot väga-väga palju, see on päris väga-väga hea auto, aga mõte sellest, et ma võtan isegi mingi 15 000 eurose auto liisingusse, lihtsalt nagu see on nii palju raha ju, see on nii palju raha, et miks? Minu loogika on seal, et ma pean selle raha siis juurde teenima, on ju, kuidas selle raha juurde teenida ja selle vabaduse koha pealt siis ma ei ole nõus lihtsalt füüsiliselt rohkem tegema ja rohkem nii-öelda nagu selles mõttes pingutama või panema ennast halvemasse seisu, andma ära oma vabadust selleks, et seda autot lubada. Ei, me peame leidma lahenduse, kuidas seda autot siis ja liisingut lubada uut, nii et see ei mõjuta minu vabaduse seisu ja see võtab aega, on ju, ja ma olen nõus ootama, see on see hind on ju, ma olen nõus ootama, kuni ma suudan selle asja lahendada niimoodi, et ma ei pea oma vabadust midagi ära andma. Siis veel kuludest, mul on 25 000 eurone korter Põlvas, see oli selle ostuhind mingisugune 4+ aastat tagasi siin, hetke laenumakse sellel korteril on, ma isegi mitte ei mäleta, ma ei tea, kas mingi 113 eurot või midagi sellest, ehk siis jällegi väga madal püsikulu selle jaoks, et ma ei pea tegema rohkem tunde, ma ei pea oma vabadusest ära andma midagi selleks, et seda kulu katta, on ju, baaskulu. 4+ aastat pole mul ikka veel kööki ka selles samas korteris, see ei tulnud koos köögiga ja pole siiani olnud piisavalt suur prioriteet, et seda sisse panna. Siis, mis mul üllatusena tuli, ma kusjuures kulutasin eelmine aasta, siis 2025 vähem raha isiklikult kui 2024 veel. Nagu, ma käisin vähem reisimas, see tuli selle arvelt sisuliselt. Enam muud kulud on suht, vist peaks sama olema, aga ma käisin eelmine aasta mitte arvuliselt vähem reisimas otseselt, aga mul oli mõned reisid väga väikeste kuludega ja mingite projektide raames ja ma olin sõbranna juures 2 tiiru, kuhu ma pidin siis lihtsalt kohale nii-öelda lendama ainult, et mu reisid olid lihtsalt väga väikeste kuludega, aga jaa, mu tegelikult nagu kulud langesid isegi eelmine aasta. Ja need kulud on enam-vähem samas suurusjärgus olnud 4-5 aastat tegelikult, et see on see hind. Et selle asemel, et kolida Tallinnasse ja võtta liisingusse auto ja panna siia kööks sisse või osta endale kallimaid, uhkemaid asju veel juurde, nagu neid püsikulusid on ju kulusid suurendada seal taga, siis ma olen valinud elada selles vabaduses on ju, selle asemel, et see küsimus, mille sa ära annad. Täna mul ei ole piisavalt palju raha, et lubada endale mõlemat ja ma väga teadlikult hea meelega valin selle vabaduse,
kui selle auto ja Tallinna korteri ja ilusa köögi ja mida iganes muud kõike toredat seal veel. Et see ei tähenda, et mulle asjad ei meeldiks, ei tähenda, et mulle kallid asjad ei meeldiks. Absoluutselt. Mul on koduski siin, kui ma nagu ümberringi vaatan, siis mul on nagu mingisuguseid disainelemente, asju, nagu kodusisustis, mis on nagu disain, mingi osa sellest on absoluutselt teiselt ringilt. Mu riidekapp on viimase paari aastaga tegelikult väga palju läinud Skandi sellistesse baasbrändidesse rohkem ja see riidekappi täishind, mul on väga vähe esemeid, aga see täishind on hulga kallim, kui inimesed võiksid arvata, aga jällegi teiselt ringilt, et ma leian viise, kuidas endale neid ilusaid, toredaid, kallid asju ka, mis mulle rõõmu toovad, saada mõistlikkuse piires ja võimalikult hea hinna eest. Viimane splurge, mis ma ostsin, oli Arketi 10-eurone käteseeps. Mul oli mingiks olnud see otsa ja ma igatsen seda nii väga, et ma reaalselt maksin 10 eurot väikse käteseebi eest, sest see lihtsalt toob mulle iga päeva nii palju rõõmu ja toredust ja kuna mul ei ole nagu mitmese eurost autoliisingut kaelas, siis ma saan ka seda endale lubada. See, kui palju ma hindan seda enda vabaduse komplekti. Eelmine aasta võttis seda kokku veel eriti hästi. Mul just nagu vaadata seda ka, mis otsused ma tegin enda ettevõttes. Mu ettevõtte käive on siin viimast aastat iga aasta nagu suurenenud üsna korralikult tegelikult ja neid võimalusi ja raha on tulnud nagu juurde ja ma olen igal pool strateegiliselt ikkagi kasutanud seda raha ära sisuliselt 2 asjaks. Üks on siis ettevõtte kasvuks, et pikaajaliselt jätkata seda mängu, kus me siin oleme, seda seisu, mis me siin oleme, on ju paremaks teha. Ja teiseks, et täna siis hoida ka seda vabadust ehk kasvu teha kuidas nüüd öelda? No sisuliselt jah, ettevõttes selleks, et kasvu teha, on ju, sul on vaja raha ja kellegi töötunde on ju, et sinna alla panna. Mina lõppkokkuvõttes maksin ära rohkem raha selleks, et keegi teine neid töötunde sinna alla paneks. Ja ma maksin mitmetele inimestele, mitmete erinevate tegevuste asjade eest ja väga hea meelega naistele, absoluutselt muidugi naistele maksime seda raha, teistele ettevõtjatele, väga erinevate tegevuste eest, et mina ise ei peaks neid tunde sinna alla panema. Ja mul on ma nimetan neid kasumivabadeks aastateks strateegiliselt, et kasvada, et teha seda tõusu, et hoida seda elu, mis mul päriselt on ja anda sinna juurde ja juurde, on ju vaikselt. Selle jaoks, mul ei ole kasumiga mitte midagi elus teha, mul ei ole vaba rahaga täna mitte midagi teha, kui see tähendab seda, et ma pean rohkem töötama, kui ma pean ära andma jällegi midagi enda vabadusest selle mõttega. Ja see võib tunduda nüüd eriti rahatarkuse koha pealt või investeerimise koha pealt nagu veider, et mis mõttes on, et sa ei säästa igat senti ja investeeri. Ma investeerin, aga ma investeerin täna selle enda ettevõttesse, enda ettevõtte kasvu, enda ajusse sisuliselt. Et mina oleksin võimeline siis kasvatama seda iseenda ettevõtet selle tasemeni, kus me saame lubada endale nii seda vabadust, nii neid asju ja ka muud pikaajalist investeerimist sinna otsa. Ja see on süsteem ja loogika, mis minu peas on nagu paigas ja mis ei käi kokku väga paljude arusaamaga, eriti veel investeerimisest ja pikaaegsest investeerimisest, but I have my logic, on ju. Kes tahab, küsib selle kohta rohkem. Aga jah, eks siis selleks, et kasvu teha, läks sinna raha ja selleks, et mitte neid töötundi ise teha, vabaduse hoida, läks sinna veel rohkem raha.
ja ma ei kahetse seda absoluutselt, sest selleks, et mina sain siis oma aju kasutada, on ju nii-öelda tippvormis ikkagi, noh, okei, see aasta või see eelmine aasta oli väga huvitav, mul oli väga palju nagu sellist sisemist kasvu just eelkõige väga paljude asjade nagu väljatöötamist ja läbinärimist nagu enda peas, aga see oli ka vajalik selle jaoks, et jälle mingeid muid asju teha. Aga mul on hea meel, et ma sain tegeleda nende asjadega, mis mul oli põnev, huvitav, elevust tekitav, ma sain anda aega neile asjadele ja ma sain anda teistele naistele võimaluse teha seda, millest neil elevust tekitab, võimaluse neil enda ettevõtet jätkata, enda unistusi edasi viia. Minu jaoks see oli ainuõige otsus ja ma ei kahetse mitte midagi sellest. Et see lihtsalt, kui palju ma olen nõus ära andma selleks vabaduseks. Mind ennast ka tegelikult üllatab, et ükski asi päriselt ei olegi mulle tähtsam kui minu enda heaolu ja elevus ja tervis. Et siiralt. Ja see tundub nagu loogiline eesmärk, mis igal inimesel võiks olla. Aga nagu jõuda sinna, kus sa näed tagantjärgi, et sa päriselt oledki enda otsuseid teinud selle põhjalt. Ja see on olnud täiesti kõige õigem otsus ka selle juures, on ju. See on lahe. See on väga lahe ja täna väga selge peaga selles mõttes näha seda, et see fookus, see mõtteviis, see korraldus vahet pole, kui ebatraditsiooniline, kummaline see võib tunduda, siis teistpidi see on ka see asi, mis päriselt toob mulle kõik selle muu siin elus. Ma näen lihtsalt seda kasu. Et ma ei kujutaks ette, kuidas ma peaksin enda elu eesmärke saavutama nii, et ma hustlin ja olen läbi põlenud ja stressis ja pinges ja mida kõike veel nagu. Ma ei kujuta ette, kuidas ma selles seisus peaksin neid asju. See tundub lihtsalt 100 korda raskem. Tänases seisus tunduvad mulle kõik muud imelised plaanid ja eesmärgid ja unistused lihtsalt nii palju toredamad ja lihtsamad, sest mul on olla toredam ja lihtsam. Vot nii, see oli tänane, ma ei tea, analüüsi filosoofiline ränd, järelvaatamine minu vabaduse teekonnale ja sellele prioriteedile, mis ma olen sinna pannud, et siin on kindlasti väga palju kohti, mida saab veel lahti võtta ja kes tahab, siis andku mulle teada, küsige, aga arutame veel ja äkki mingi aeg võtab see kellegi minu kõrvale ka, kellega seda asja veel teistpidi arutada või rohkem lahti võtta, aga ma loodan, et kes tahab luua enda elus seda ruumi ja vabadus, mida iganes see vabadus ka sinu jaoks ei tähendaks, on ju, et sa said siit seda julgust ja kindlust, et see ei pea alati võtma 30 aastat ja rõvedalt palju tööd, vaid just pigem neid ebamugavaid otsuseid endas ja ühiskonnas ja teistes äkki pigem ja seda annab korraldada, seda annab täiega korraldada ja minu üks eesmärkide siin podcastis on kindlasti ka võtta lahti enda ettevõtte, ehk siis kust see raha tuleb ja kuhu nii vähe neid tunde läheb, et see raha saaks tulla, on ju. Neid süsteeme, sest ma tean, kui tähtis see osa on ettevõtjatele näha seda. See on osa, mida tavaliselt kuskil keegi ei näita ega räägi väga või see on nii kinniste uste taga lihtsalt, et selle ligipääs on tohutult keeruline, aga see on see, kuhu ma tahan ka rohkem ja rohkem jõuda, et näidata, mis seal taga päriselt on. Nii et kui sul on küsimus ka selle kohta, let me know ja kohtume sinuga juba järgmises podcasti osas.